äsja näidatud klippidele siis täpsustuseks, et kuna kõik eestlased, kes me oleme kas töötajad või töötud, oleme ikkagi kindlasti täiskohaga rassistid, siis härra Mõisnik, kuna tema on Twitchi platvormil hetkel keelustatud, siis tema klipid tuleb meil näidata kahjuks udustatult. Ehk siis sellepärast tema klipis oli see kaamera nägu siis udustatud. Nüüd aga on maha istunud uus intervjueeritav härra Legend X. Miks ta on esimene? Vanematel inimestel nagu ikka, uneaeg tuleb varem peale, väsivad ära. Ehk siis võtakski kohe sinuga teemaks. Kuidas sa jõudsid üldse selle live streamimiseni ja kus sul tuli nüüd see otsus, et tõmban need kõik vajalikud programmid alla, vajutan seda Go Live nuppu ja olengi kogu Rapla rahva ees nüüd otse-eetris? Minul streami maailm algas sellisena, et tegin alguses YouTube'i niisuguseid lihtsalt klippe. Siis kunagine streamer, üks Paparex, kes korjas mind üles ja ütles, et kuule, hakka nagu asja niimoodi ajama. Andis mulle mõningad juhtnöörid, ütles siuke programm, siuksed asjad, tee, vaata, proovi, leia mingi värk ja hakka streamima ja nüüd on see siis niimoodi läinud, et YouTube'is siis sinna tegin seal mitu aastat ja siis tulin Twitchi ja seal kohtasin teisi streamereid ja siis jälgisin neid ja niimoodi selle asi läks meil. Kui ma siin tänaste kaalalistega tutvusin ja mõtlesin, mida siis neilt küsida, siis ütleme, et tegin sellise avastuse enda jaoks, et tõenäoliselt tänastest intervjueeritavatest sina, Riks, oled siis ainukene, kes seda voogedastuse värkist puhtalt nagu nii-öelda hobi korras. Seda ma siis ütlen toetudes faktile, et sa olid ainukene, kelle Twitchi About Me's ei olnud kirjas tema business e-maili. Et kas see on nii? Teed sa seda streami puhtalt niuke vaba aja viiteks ja hobi korras ja käid sa siis streamerite kindlasti õudne, ma ei tea, kui ära Kristo protsentvel siin on, siis kindlasti ehmatab ära, et käid päriselt tööl või oled sa kunagi plaaninud ka seda streami värki teha täiskohaga? Jaa, et täiskohaga ei suuda jah, et ikkagi ma teen seda hobi korras, siis kui mul endal jääb üle oma tööst ja siis jah, et siukest business värki ei tule ka. Et jääb ikka sinna hobisse see. Selge. Ma nüüd tegelikult võib-olla natukene rohkem mind huvitav küsimus, aga räägite, mis värk selle arvutite ehitamise ja müümisega on? Et ma nüüd liiga palju siin Twitchis jälgi, üldse külastan tegelikult Twitchi rohkem, võib-olla paar tundi korraga ja tihti peale rohkem skorralin läbi, aga kui ma sinu otseülekandesse satun, siis on alati 50-50, kas kuradi Riks keerab rooli või ta ehitab mingit uut arvutit. Et mis värk sul nende arvutite ja müümiste ja ehitamistega on? Jaa, sellega on siuke asi, et ega tegelikult käivad need tujud ja tunded üles-alla pidevalt ja kui sa ikka vahepeal näed, et ei lähe hästi, siis nagu mõtled, et ikka äkki ma teen valet asja ikkagi, et teeks nagu midagi muud täpsemalt, on ju. Aga nende müümistega on jah niimoodi olnud, et igal asjal on oma põhjus olnud, et meil on nagu, üritan olla ka nagu finantsivaba rohkem. Ja siis siin esimene suurem müük, mis meil toimus, oligi siin vist eelmisel aastal ja siis oli see põhjus, et ma eelmisel aastal ka abiellusin. Ja siis oli nagu tahtsin finantsivaba pulma saada, et kuskil mitte laenu võtta ja siis niimoodi see läkski, et müüsin kogu tavari maha, elasin elu, tegin pulmad ära ja siis vaikselt nagu kõrvalt ikka sõbrad nägid, et kuuled, et su koht ikkagi seal mingi määral seal Twitchis ikkagi on, et mõned inimesed ikkagi siin ootavad seal. No ja siis sai jälle siin natuke ehitatud ja nüüd on jälle uuesti pandud see asi kokku mulle. Veidi statistika poole vaadates, et sinu YouTube'i kanaliga ma ei ole tutvunud, kus sa siis ütlesid, et sa varemalt streami tegid, aga Twitchis on sul üle 9000 followeri, kokku oled sa Twitchis streaminud üle 5000 tunni. Esimese ülekande siis vähemalt Twitchis tegid sa aprilli lõpus aastal 2020, ehk siis põhimõtteliselt pea 5 aastat tagasi, eks ole. Räägi, mis on selle aja jooksul siis muutunud peale nende 128 uue arvuti, mis sa oled ehitanud? Ütleme nii, et toredaid inimesi on jõudnud minu kanalile tegelikult ja eks see streamine on niisugune, nagu ma ütlesin ka, hobi moodi asi, aga samas väga tore, et sinna seal leidub väga häid inimesi ja tuttavaid ja uusi sõpru leiab seal alati ja võistluskaaslasi loomulikult, millega me siis seda WRC-t siis nagu sõidame ja ma ei tea, kuradi
olekski rohkem midagi öelda. Oleks meelest ära, mis sa küsisid praegu, jäin oma mõttes seda. Aga siia lõppu veel, et täna oled sa siis meil muidu nomineeritud aasta rallimängu striimija kategoorias koos siis Kelloks ja Risto Kapetiga. Räägi, kes võidab ja on sul midagi kas enda toetajatele või konkurentidele öelda? Jaa, loomulikult ma olen nagu öelnud ka, et oma Twitchis, et ma olen tegelikult juba võitnud, et mind on juba siia ka alale kutsutud, mul on väga suur au siin olla ja juba see on minu jaoks juba võit, aga loomulikult kuna ma seda WRC-d olen ikka sõitnud üsna 4-5 aastat kindlasti ja suht südamelähedane asi, et siis ma ikkagi loodaks võita, aga samamoodi ka konkurendid on tugevad, eks ole, nagu see Risto Kapet, kes on siis päriselt ka näidanud oma tulemusi meie siin striimilainel ja üldse meedias ja siis jah, seal üks konkurent veel on olemas, aga loomulikult ta on uus ja tore inimene kindlasti ja eks tema väärib ka seda võitu. Aga lihtsalt jah, ise tahaks ka. Teeme nii, aga Rik, sinuga oli tore rääkida ja järgmiseks vaatame üle, kes on kõik selleaastased rallimängu nominendid.